Vändrat, minu kodualevit, mis asub keset Eestit, võrdsel kaugusel nii Pärnust, Paidest kui ka Raplast, tuntakse ajalooliselt end ümbritsenud paksude metsade ja nendes kunagi arvukalt elanud karude järgi. Väike alev, asudes vaid 3,2 ruutkilomeetrisel pindalal, on täna kodukohaks ligi 2800 inimesele. Esmakordselt on Vändrat mainitud 16. sajandi algul. Aastal 1515 kohanimega Venderskulle. Seega tähistab Vändra sel aastal oma 490. aastapäeva. Vändra on rikas oma kultuuriloolise mineviku ning mälestusmärkide poolest. Asub ju siin laulupeokivi, mis on paigutatud Eesti Meestelaulu Seltsi algatusel esimese laulupeo auks, või Janseni kivi, mis tähistab eestikeelse ajakirjanduse, teatri ja laulupidude initsiaatori sünnikohta. Vabadussõja ohvrite mälestuseks on paigaldatud mälestuskivi ja rajatud represseeritute mälestamiseks Vändra kalmistu lähistele mälestusiis, kuhu on paigutatud kivid erinevatele represseeritute gruppidele. Vändras on 2 kirikut. Kuna ajalooliselt on teada fakt, et osa elanikke suundus omal ajal õigeusku, tegutses Vene apostellik õigeusu kirik 1951. aastani. Peale mõningast pausi on kogudus alustanud aga taas oma tegevust 1996. aastast. Evangeelne luteriusu kirik on pärit aastast 1787, mis on tegutsev kirik tänini. Siinsed pastorid on olnud Karl Eduard Anton Körber, Ernst Johann Georg Sokolovski, Johann ehk Jaan Nuudi ja Köster Johann Voldemar Jansen. Pastor Körber vormiski omal ajal Janseni selleks, kellena me teda täna tunneme, õpetades talle orelimängu, keeli ja ilmselt nakatas teda ka kirjutamispisikuga. Vändra vanal kalmistul on tema viimne puhkepaik. Kes teab, võib-olla seal kuskil päikese taga ta meid näeb. Kindlasti näeb. Ja me oleme sulle tänulikud, et sa olemas olid. Ja me oleme sulle tänulikud, et sa meie mälestustes oled. Oma piirkonna järelkasvu eest hoolitsemiseks on väikeses Vändra alevis koguni 2 lasteaeda. Pikkade traditsioonidega ja looduslikult kaunis paigas asuv lasteaed, mille kohta esimesed andmed kui töötavast lasteaiast pärinevad 1946. aastast. Praegust lasteaiale nii omast nime Mürakaru kannab lasteaed 1996. aastast. Lasteaia Rukkilill ajalugu ulatub aga tagasi aastasse 1966, mil avati tollaaegse Pärnu ja Sovhoosi keskuses asuva söökla ühes tiivas lasteaiarühm. Raamatukogu alustas tööd 1944. aastal. Pikaajaliselt on raamatukogu juhataja ametit pidanud Hiie Piirsalu, kes pälvis käesoleval aastal maakondlikul Karl Robert Jakobsoni nimelisel konkursil populaarseima haridus- ja kultuuritegelase nimetuse. Üle tee asuv lasteraamatukogu tegutseb 1964. aastast vanades apteegimaja ruumides. Mihkel Lüüdigi nimeline Vändra muusikakool alustas tegevust 1962. aastal. Tänaseks on koolis võimalik õppida 8 erineval erialal.
klaver, akordion, viiul, flööt, plokkflööt, klarnet, saksofon ja kitarr. Õppimisvõimalusi muusikakoolis võivad kasutada ka täiskasvanud. Kooli juures tegutsevad aktiivselt viiulikoor, vanamuusikansambel Euterpe, kitarribänd, kaks flöödiansamblit ja õpetajate ansambel Salong. Puhkpilliõpilased löövad kaasa Alevi puhkpilliorkestris ja akordioniõpilased vabariiklikus ansamblis Tremolo. Maakonna suurimaks maakooliks peetavas Vändra gümnaasiumis õpib ligikaudu 700 last ja koolis töötab üle 40 õpetaja. Kooli vanamaja pärineb aastast 1913. Selle juurde on ehitatud niinimetatud uus õppekorpus koos võimla ja kooli internaadiga. Skulptuur Vändra karu on koolile kingitud kooli vilistlaste poolt 1967. aastal. Lisaks mitmekesistab kooli võimalusi oma arvuti- ja tööõpetusmaja ning kaunis kooliaed koos väliklassiga. Vändra agarate naiste poolt loodud ja senini tegutsev ning suuresti heategevusele suunatud Vändra naisselts tähistas käesoleval aastal oma 85. aastapäeva. Inimeste tervise eest kannavad väikeses Vändra Alevis hoolt tervelt 3 apteeki. Sihtasutus PJV Hooldusravi pakub teenust hooldust vajavatele patsientidele ning osutab nii tasulist hooldusteenust kui ka riiklikku öövaringset hooldusteenust psüühiliste erivajadustega inimestele. Inimeste turvatunnet aitab hoida riigi haldusalas tegutsev tuletõrje päästeasutus, kelle kasutuses kogu piirkonna jaoks on täna 3 tuletõrjemasinat, 1 neist paakauto. Vaba aja veetmisel saavad soovijad vahel lipsu lõdvaks lasta Jaani Trahteris. Alevi kaubanduskeskuseks on praeguseks kujunemas rahvasuus Vändra turuplatsiks kutsutav piirkond ja selle lähiümbrus. Alevi külalisi on võimalik majutada ja seltskonnaüritusi korraldada pargi hostelis. Vändra Alev on tuntud ka oma hubaste koduaedade poolest. Omavalitsuse staatuse sai Vändra Alev 6. detsembril 1990. Valitsusasutuses töötab hetkel 15 ametnikku. Tööandjaks on aga Alev oma hallatavate asutuste kaudu 205 inimesele. Vändra Alevi halduses on 2 lasteaeda, gümnaasium, hoolekandekeskus ehk rahvakeeles vanadekodu, sotsiaalmaja, muusikakool, 2 raamatukogu ja kultuurimaja. Lisaks on Alevi valitsusel olnud väga hea koostöö ettevõtjatega, mis kindlasti on olnud omamoodi toeks Vändra jaoks nii mitmekesise ettevõtluse kujunemisele. Siit ka mõningaid näiteid,
ettevõtlusest meie alevis. Osanik kolleis töötab täna 58 inimest ja me toodame naturaalselt käsitahtud vaipu, millest siis 98% suuname Eestist välja. Palkide rahva tegutseme 7 aastat ja meil töötab hetkeseisuga 125 inimest. Toodame eurooplaste transformaatoreid ja muid induktiivkomponente. Võtta mood. Metallitöid alates 96. aastast 13 inimest on meil kohal ja teeme väikseid tellimusi, vähitellimusi, projekte, mida keegi vähegi soovib. Aktsiaselts Vändra saetiritlus asutati 1993. aastal, seega selle aasta novembris tegutseme juba 12 aastat. Põhiliselt tegeletakse saeketaste, lintsaelintide, tootmise, teritamise, remondi ja müügiga, samuti hakkuriterade müügiga. Tänase päeva seisuga töötab firmas 28 inimest. Vändra MP on firma, kes tegeleb mullatööde, mehhaniseeritud mullatööde, metsakuivanduse, trasside ehitusega, välistrassid, vesikanal, lammutustöödega, aluste fundamentide rajamisega. Tegutseb 1992. aastast ja tänasel hetkel on 65 töötajat ja tööpiirkond on Eesti Vabariik.
Oleme Ventekstiilis, töötame 1998. aastast, on tööl 8 inimest ja tegeleme vaipkatete müügiga, ääristamisega. Ise toodame automatte ja autoistmekatteid. Vändra leib on loodud 10 aastat tagasi, 1994. aastal. Meie firmas töötab 28 inimest ja anname leiba nii Vändramaile kui ka üle Eesti, Tallinnasse, Pärnusse, Tartusse ja katsetame oma leivaga minna välismaale. Vändra Meieri asutati 21. aastal Vändra piimaühistu poolt. Praegune maja ehitati 40. aastal, sai valmis. Toodame praegu Eesti juustu, kuskil 30-40 tonni kuus. Toodangu müüme kõik Eestis. Meil on 25 töötajat tööl, 3 töötajat on momendil dekreedis. Aktsiaselts Vendre on Euroopa üks suurimaid kodutekstiili tootjaid. Meie peamiseks toodanguks on polüesterkiu täidisega tekid ja padjad, samuti poroloon täidisega erinevad padjad. Ja ettevõttes töötab tänase seisuga üle 500 inimesi, ligi 550 inimest ja nendest umbes 450 asetsevad Vändras. Ja oma toodangut realiseerime üle maailma. Eestisse jääb meie müügist vähem kui 10%.
Seisame siin hetkel Estera Baltic OÜ platsi peal. Estera Baltic tegeleb saematerjali tootmisega ja saematerjali vahendamisega. Põhitoodanguks on haava ja mustalepa ja ka hallilepa saematerjali tootmine. Toodame aluselauda ekspordiks, mis läheb Inglismaale ja ka kohalikuks otstarbeks. Saeme ka aluse saunalauda kohalikele firmadele, mis ööveldavad, kuivatavad ja ekspordivad ka väljaspoole Eesti Vabariiki. Estera Baltic on tänaseks ka ostnud 2 tütarettevõtet, mis on Venderstimber OÜ ja Venkaru osaühing. Venkaru osaühing tegeleb koolimööbli valmistamisega. Venderstimber OÜ tegeleb mustalepa toodangu valmistamisega, milleks on serveerimislauad, lõikelauad, saunatoolid, lauad, klapplauad, toolid, kööki ja mujale kodudesse. Tänaseks töötab Estera Baltic OÜs 40 töötajat, Venderstimber OÜs 20 töötajat. Kokkuvõtteks võib öelda, et tuleb nagu Vändrast saelaudu. Kuigi mereäärset randa meie piirkonda ei jää, leiavad lapsed suviti rõõmu ka Vändra alevit läbivast väikesest jõetkesest. Spordipoist ja tüdrukute seas tunduvad populaarsemad olevat korvpall ja jalgpall, samuti jalgrattasport. Noorte huviliste algatusel valmis käesoleval aastal Vändra kultuurparki nii rula kui ka korvpallivälja.
Alevi suurimaks tunnustuseks on Vändra tungal, mis antakse vaid üksikisikule või kollektiivile, kelle töö või tegevus on mõjutanud kõige enam Vändra alevi arengut. Vändra alevi sünnipäeval on huvilistele alevi eluolu tutvustava informatsiooni edasiandmise kõrval tavaks saanud ka konkursi Värvid Vändrasse võitjate autasustamine, millele järgneb traditsiooniline sünnipäevatort. Rikkalik on ka kohalik kultuurielu. Oma etteastetega üllatavad alevi elanikke nii hobikoor, muusikakooli õpetajatest koosnev ansambel Salong, meie rahvatantsijad, kui ka Euroopa seni ainus teadaolev naistorupilli ansambel Linnutaja.
selline ta siis on, minu kodualev